Tere tulemast Team 101% lenksud kokku podcasti veebiversiooni lainele. Tänaseks teemaks on auhinnarahad ja palgad motokrossis. Teadagi on motocrossi üks maailma kõige karmimaid ja füüsiliselt nõudlikumaid spordialasid üldse, aga kas ka tasustatud vääriliselt. Kui suured on Superkrossi ja MXGP auhinnarahad, kes teenib miljoneid ja kes peab peale maksma, et tipptasemel võistelda? Selles saates sukeldume süvitsi motokrossi rahamaailma, tuues välja palgad, boonused ja sõitjate endi jagatud numbrid. Minu koos on podcasti tegemas nagu ikka Martti Lepik. No Matu, me oleme siin veebiversiooni lainel ja oled valmis motokrossi meeste rahakottidest? Ja tere kõigile kuulajatele, vaatajatele. Katsetame täna sellist uut versiooni formaati, et alati igal kiirel võimalusel ei ole võimalik kokku saada, et tänapäeva tehnoloogia õnneks võimaldab niimoodi ka saateid salvestada ja maailmas näidatakse, et tehakse küll nii ja tehakse hästi, nii et proovime meiegi. Ja ma arvan, et see raha ja finantsmaailm, see on üks asi, mis spordile alati kaalu juurde annab, et ühest küljest inimestele sellest ei meeldi rääkida, see on niisugune tabuteema, öeldaksegi, et teiste rahakotti ei piiluta, aga noh, tegelikult kui nagu me teame, et sõitjad ka ise ütlevad, et nad tihti panevad oma elu mängu seda ala nii-öelda siis sellele alale pühendudes, siis need numbrid aitavad lihtsalt siia juurde tõestada, et kui palju seal kaalul on ja mis selle nagu pingutuse hind on. Just, no kaugemad fännid saavad samastuda minu arust Gypsy Talesi podcast, no motokrossi maailmas üks kuulsamaid on ja nad rääkisid seal ka, ma ei mäleta, kes see külaline oli, aga just tõid võrdluseks näiteks golfi, et noh, võib-olla seda viimast lööki seal, kus see kepiga lüüakse seda väikest maad, üliosav mäng ja suht lihtne löök on ju, aga et kui sa tead, et see löök on väärt mingi $7 miljonit, et siis igaüks oskab ennast sinna olukorda panna, et mis ma ise teeksin, kui sihuke pinge peal on, vaata, et see on nagu lahe, et või keegi kommentaator hüüab superkrossi sõidu ajal, et vot see möödasõit on 100 tonni väärt praegu, siis kohe ise ka mõtled ikka, et see on päris nagu karm. Kuigi ma tean jah, Ja et täpselt, sõitjad. ja see golfi paralleel oli seal nagu väga hea, et noh, sa võid telekat vaadates mõelda küll, et kuule, sa teed ju iga päev nagu 100 sellist lööki, et pane ära nüüd see, aga kui sul Jah, on mängus seal nagu 3 miljonit selle löögi tegemisel, et jah, lööd sisse, siis saad, ei löö, siis ei saa, noh, see on hoopis ja teine täpselt. kaal sellel asjal. Jah, no ja muidugi alati tippsportlased ise ütlevad ja ma olen hästi palju nagu on seda kuulda, et me kunagi ei mõtle rahast. Loomulikult ja see ongi ülihea, et tipptasemel sportlased saavad oma pea puhtana hoida, aga nagu kaugematele fännidele ja inimestele ikkagi see samastumise nagu tunne ja see pinge tekitamine ja põnevus minu arust lisab ikka hullult nagu kaalu juurde sellele spordialale, kui rääkida nendest, et ma loodan, et tulevikus motokross ka hakkab nagu rohkem rääkima sellest ja samas sõitjate palgad samamoodi, et see on nagu äge asi tegelikult. Igatahes. Aga enne, kui tänase saatega edasi läheme, siis lisaks on hea meel tuua teieni üks uudis. Meil on siin oma täna siis nii-öelda oma garaažis hea meel tervitada uut toetajat, Mehka, keda siis võib defineerida või kes iseennast defineerib ka selline metsaed ehitusmoto, universaalne partner nii-öelda igale mehele või naisele, kust leiab palju vajalikku asju. Suur aitäh igatahes Mehkale meie tegemiste toetamise eest. Koos me suudame seda Eesti motokrossi ja motosporti veelgi paremini ja veelgi kaugemale viia. Nii et vaatame ära lühikese Mehka tutvustuse ja siis paneme saates juba lenksud kokku. Mehkast leiate suure valikud CF-moto ATV-sid. Ja hulganisti lisavarustust nagu kohvrid, lumesahad, kätesoojendused, erinevad haakeseadmed ja töötuled. Lisaks leiate meie valikus tipptasemel Can-Ami ATV-d. Ja PRP valikus on olemas Skidu ja Lynxi mootorkelgud. Suvel veesõidu harrastajatele Sea-Doo jetid. Maastikul seiklejatele on parim valik endurrattaid Kaskassilt ja KTM-ilt. Muidugi leiate meid ka Kaskas ja KTM Crossi mootorrattad täiskasvanutele ja lastele. KTM-ilt ka lai valik tänavarattaid nii noortele, metsas matkajatele kui tänavale. Suur valik lisavarustust nagu saapad, kiivrid, prillid, kindad, riided, lisaks rehvid ja õlid. Tule astu läbi ja tutvu meie valikuga. Näeme Mehkas! Ma arvan, et nüüd võimegi alustada, et ikkagi võtame selle Creme de la Creme'i esimesena, Tama Supercross, et see on ikkagi see nii-öelda pinnakal või ma ei tea, kuidas eesti keeles täpselt öelda, aga top motokrossis, et kus ikkagi kõige suuremad rahad ja värgid liiguvad, et
vaatasime siin päris korralikult sinuga, et kõik numbrid loomulikult, mis me leidsime, oleme netist ja sõitjate käest küsinud, et kõik ei pruugi 100% täpsusega olla, aga mingi sellise pildi ja arusaama üldse, sest motokrossi värgist tahaks nagu luua, et siis on võib-olla kõigil põnevam edaspidi vaadata ka. Siis Amas võimegi hakata kõigepealt rääkima nendest, ütleme, superkrossi õhtu, et seal loomulikult algab kõik kvalifikatsioonist ja kes jääb peale, onju. Aga mis sa, Matu, siis netist välja leidsid, et näiteks ongi top 3 superkrossi etapil, et main event'i need auhinnarahad? ja no tuleb selles mõttes arvestada, et õhtu iseenesest on pikk, aga see kulmineerub ikkagi ühe finaalsõiduga ja kui võtta meie see kuninglik 4,5 klass ja võtta finaalsõit, siis ühe sõidu võidu hind superkrossis on ikkagi $14,000, et teine koht on juba poole võrra vähem, selles mõttes, et kui hakatagi rääkima, et mis vahe sellel ühel möödasõidul võib olla, siis rahalises mõttes siin on nagu poole võrra väiksem summa kohe mängus, kui sa teiseks jääd, et ja kolmas koht siis vastavalt 4,5 tuhat. et noh, võib-olla niimoodi esimese emotsioonina, kui sa võrdled seda mingisuguse golfi või tenniseturniiriga, et siis see summa nagu nii ulmeline ei tundu, aga pannes ikkagi kokku, et meil on 19 etappi superkrossil või palju neid seal sarjas kokku on, et siis see ja intensiivsus nagu nädalast nädalasse on ikkagi väga rets, siis kokku on võimalik nagu võtta päris korralik pott endale. jah, ja meie spordiala ju toetub nagu väga suuresti ka tsiklitootjate ja tiimide nagu boonusrahadele, et siia juurde tuleb nagu kõik muu lisaks, et praegu me räägime ikkagi ainult nagu promootori ehk siis Feldi ja korraldaja poolsest nagu auhinnarahast, et see tegelikult on nende ühe õhtu teenistusest kõige väiksem osa, ma arvan, et kõik muud asjad tulevad sinna juurde. ja mis võib-olla USA-s veel on nagu äge näha, ongi see, et kui me võrdleme, et loomulikult kõik Kross eriti on alati räägitud, et soosib nagu väga teravat tippu, et nagu isegi auhinnarahad sa näed, et juba esimesest teiseni kukub pool on ja kui me vaatame siin näiteks 10. kohta, siis on $2850 on ju. Ja viimane koht finaalis ehk siis 22. mees teenib $2250, et selline ikkagi ütleme, hea on näha, et tegelikult ka 22. mees teenib raha, et see on nagu vinge, et sest kõik ju kulutavad ja tahavad sinna sõitudele tulla, et see kõik, mis sõitjatele eelneb selle etapile jõuda, et seda on vaja ikkagi tasustada. ja muidugi, kui võtta see mingi top 10, top 12, 15, kes siis nagu teenivad reaalselt korralikku raha lepingute põhiselt ja sponsoritega ja nii edasi, et siis iga kord ikkagi finaalis on vähemalt mõni selline privateer ka või inimene, kes sõidab nagu või sõitja, kes sõidab ikkagi 100% omal käel, leiab ise sinna vahendeid, et siis selline 2000 per etapp sellisele vennale on nagu alati abiks, et ta saab mingidki kulud kaetud ja maha tõmmata enda listist. jah, ja siis vaatan siin näiteks, et ongi, et see last chance qualifier, et seal on siis veel ju tegelikult peaaegu 20 meest, kes jäävad nagu õhtushow'st välja ja kes, aga ikkagi, keda tasustatakse selle eest, et ütleme hommikul, kui seal tuleb mingisugune 80 venda supercrossile kohale, et 40 saavad neist kõigepealt õhtushow'sse, kus siis me vaatame neid LCQ-si ja asju on ju, et tegelikult LCQ viimane mees saab samamoodi $1250, et ikkagi seal on nagu panustatud sinna 40. poole meestele ka seda raha. ja see nagu lisab, ma arvan, mingisugustki motivatsiooni, et vähemalt mingid reisikulud, jooksvad kulud saad endal nagu kaetud sellega, et muidu läheks asi päris kalliks, nagu me Euroopa näitel teame, etapist etappi loksuda, nii et sa edukas reaalselt ei ole. jah, ja siis vaatamegi siin tegelikult nagu see langus on hästi kiire, kui me võtame siia 2,5 klassi veel juurde, siis 250 klassis on sõiduvõit on $6000, teine koht on 4000 ja kolmas 3000, et seal ma vaatasin, kukkus ka kolinal see ikkagi nagu alla, aga samamoodi läks ikkagi LCQ-deni välja, et ja selles mõttes, kui õhtushow'sse saad, siis mingit raha ikka tagasi teenid. mis promootori poolt veel, siis väga palju nagu Feldi seda championship või meistritiitli boonustest materjali ei leidnud, aga kuskilt lehelt ma kraapisin välja, et kui superkrossi meistriks tuled, et siis promootori poolt on veel 4,5 klassis 100 000 nagu juures. et 2,5 klassis ma numbrit ei leidnud, aga üldiselt, kui seda tabelit siin vaadata, kogu aeg on see umbes poole võrra kukkunud, 4,5 versus 2,5, et siis see võis kuskil seal 25 kuni 50 000 olla. no eks see 2,5 meil neid erandeid on igasuguseid, kus noh, mis iganes siin mõned aastad tagasi Christian Craig või siis praegu siin Hampshire
või Phil Nicoletti ja siuksed nii-öelda veteransõitjad on 2,5 klassis ka olnud, aga noh, ideaalis see 2,5 ju ikkagi on noortele tuleviku tegijatele see kasvulava, et kui sa oled seal sihuke Tiigani või Bumeri sugune alaealine, siis need summad selles mõttes on ikkagi ka 2,5-st päris suured, et ja juba 16, 17, 18 aastaselt hakkad nagu endale tulevikku natukene kindlustama, et absoluutselt. No ja siis jõuamegi võib-olla sellise kõige mahlasema osa juurde, et kui me vaatame siin, et Jet Lawrence ostab endale Rolls-Royce'i või lendab eralennukiga, et siis mõtled, et okei, et 14 tonni oli auhinnaraha, et selle pealt vist ei lähe, onju. Aga tiimi ehk siis tsiklitootja ja tehase boonus on see, mis ikkagi tegelikult Supercrossis nendele esiotsa meestele selle suure raha koju toob, et siin muidu on nagu suht ikkagi, ma arvaks juba 10 aastat küll räägitud sellest, et see Supercrossi tiitel tehase sõitjatele sihuke miljonine boonus ootab neid, aga siin hiljuti vaatasin just ühte Lorentsit ja videot, siis nad rääkisid seal juba tegelikult 1,5 miljonit pidi olema see tänaseks juba. Ja kui sa sinna juurde paned veel varustuse boonuse, mis on kuskil 100 kuni 250 000, ma ei tea, neil on see Alpine Star maksab seda näiteks on ju, siis põhimõtteliselt kõikidel tippudel on oma energiajoogi sponsor, nendel on tavaliselt boonused 100 kuni 200 000. Prillide tootja boonus samuti, et see on mingi 50 kuni 75 000 on ju. Ja noh, kui no sa ja siin siia selle... juurde veel mingisugused muud elustiilibrändid, asjad, millega sõitjad tegelevad, jooksvad reklaamklippides, kampaaniates osalemised, et tegelikult tänapäeval niisuguste asjade eest juba nii-öelda ühest küljest küsitakse, teisest küljest makstakse väga hästi, et see noh, põhiraha tuleb ikkagi sealt nende lepingute kaudu, jah. Ja no siis ma vaatasingi huvi pärast, et siin see list oli päris hea, et siis lõin nagu sellise, ütleme tavaliselt, kes Supercrossi meistriks tuleb, et ta võidab sihuke circa 7 kuni 10 etappi on ju, et noh, olenevalt aastast muidugi, aga sihuke keskmine number, et siis kui ma lõin nagu kõik need tehase, tiimi ja varustuse ja auhinnarahad kokku, et siis ütleme sihuke Jet Lawrence'i Supercrossi hooaeg võib kuskil peaaegu 2 miljonit tähendada, et selles mõttes ikkagi teenida annab ja sinna juurde läheb veel ju tiimi palk ka, mida ta siis nagu ütleme oma teenuste eest igapäevaselt saab. Ja no selles mõttes seda on ju näha igapäevaselt sotsmeedias igal pool, et need sõitjad seal USA-s hästi elavad, et hiljuti oli siin sihuke juhus isegi ka, et meie tegemisi tiimiga siis on märganud muidugi ka Eesti mingi meedia ja spordiajakirjanikud, kui me oleme ise siin teateid teinud, jaganud, et isegi üks Postimehe spordiajakirjanik võttis ühendust ja küsis, uuris, et mis on põhjused, miks Euroopast sõitjad pidevalt USA-sse lähevad, nüüd Prado näitel ja ka meie enda sõitjad Talviku Kullas, kes on siin viimased aastad käinud ja tahtnud proovida, et noh, sealt iga nagu vähegi arusaав inimene näeb läbi ja tajub selle ära, et seal ikkagi see spordiäri on hoopis teistsugune, et vahet ei ole, kas see motocross või korvpall, et Ameerikas osatakse sporti show'ks ja äriks teha hästi. Ja show business ja ütleme, mis mulle võib-olla endale, et miks mind ka alati, ütleme ka just sama hästi tiris on see, et sealne programm on nagu niimoodi üles ehitatud, et kui sa oled niisugune 20. piirimail sõidumees, et sa ei ole veel päris nagu maailma tipp, aga pürgid sinna, et siis sa juba midagigi teenid, et siin MM-il sa lähed, sõidad seal top 20 piirimail, et siis sul ei tule nagu kuskilt midagi tagasi, et ainult oma sponsorid või siis kellel on peretoetus, et isegi kui see noor saab seal nädala lõpus LCQ-s viimase koha ja saab selle $1250, siis vähemalt midagigi tuleb nagu tagasi ka, et see annab nagu boost'i juurde. Et loomulikult... spordi juures või ükskõik kus elus, äris, nagu väikenegi eduelamus on see, mis kogu aeg ju edasi viib, et kui sa näed, et midagigi tagasi tuleb, see annab seda uut motti jälle edasi pingutada, et ajas need summad aina kasvaks. Ja tihtipeale sportlastel ongi vaja endasse panustada ja nagu ütleme, sportlane peab sööma ja elama ka, et selles mõttes see elukvaliteet on tegelikult ülimalt tähtis, et auhinnarahad kindlasti loovad nagu seda ka, et kui sealt midagi tagasi saad, siis saad nagu enda elu võib-olla paremini korraldada ka. No edasi võib siit juba välikrossi juurde liikuda, et siin vaatasime, et noh, välikross muidugi kukub juba ikka kolossaalselt võrreldes superkrossiga on ju. Et kui me vaatame siin 4 poole sõite näiteks, et esimene koht oli 3000, aga see on nüüd per sõit on ju, et siis seal välikrossis on 2 sõitu, et siis nagu ütleme, mõlemad sõidud ära võidad, see on kuskil $6000 ja siis teine koht on juba 2250 ja kolmas on $1750. Ja noh, siis vaatamegi seal 10. koht on juba näiteks $720 ja 20. koht 520, et noh, ikkagi mõlemas sõidus oled 20 tonni paned ikka taskusse.
ja eks siin tulebki nagu vaadata seda pilti ka, et need on ju need rahad, mida maksab siis nii-öelda promootor ja korraldaja, et kui sa paned ikkagi kõrvuti ühe ama välikrossi ja paned ühe superkrossi õhtu, siis võrdle seda show'd ja proovi natukene peas nagu kalkuleerida, et millised on need tulud, mis selle õhtuga tulevad ka korraldajale, promootorile, seda täisstaadionit, seda show'd, inimesi, kes seal kõik käivad, versus siis see välikross, kus kulud kohati võivad olla palju suuremadki raja preppimise ja muude asjadega seoses ja siis see melu, mis seal välikrossil on, USA-s muidugi on äge ka, aga see ei ole ikkagi selline show business nagu on superkross. ja ei, absoluutselt nõus, et eks neil ongi, kui me vaatame Feldi trajektoori ka praegu, kes siis superkrossi promootor on, et nad ikka lendavad praegu minu arust raketina taevas, kui sa vaatad kogu produktsiooni, kogu seda tiimi, siis vaatad, kuidas sõidud on nagu korraldatud, see rahvamass, mis seal käib, et ja see kogu põnevus ja haip, mis seal nagu korraldatakse, et see on nagu ülivinge, et jube hästi ikka teevad seda asja minu arust USA-s praegu. kuule, aga mitte väga ammu, sa oled ise ka käinud USA-s natukene sõitmas, proovimas ja oled saanud ka sinna piirimaile vähemalt, kus mingi raha hakkab peale tiksuma, mis sinu kogemused ja mälu sealt meenutab? ja et peale tiksuma, et kui mõelda, et palju sinna kulus, et sinna jõuda, siis ei saanud veel peale tiksumisest rääkida. aga loomulikult, et käisingi, ütleme 2,5 käisin ka paar korda, aga täna üritasingi neid numbreid meenutada, eks see 4,5 klass on ikka sihuke põhiline, et ma mäletan, et viimati käisin 2019 aastal sõitmas. Siis oli see Fox Raceway, see oli vist hooaja teine etapp, et õnnestus peale saada ja olingi sihuke, esimene sõit olin vist 17 ja teine sõit olin äkki 20 või vastupidi. Et etapi kokkuvõttes olin ka vist 18 või 19, et enda jaoks sellel hetkel oli see nagu väga hea tulemus, et ikkagi selline lähed sinna Stanu pilliga ja võtad poest selle ja lähed peale, et ja oligi, ütleme, kõigepealt regasin ära selle, et ma sõidan KTM-iga, et KTM-i tehas maksab siis, kui sa saad top 20, siis on juba $800 on nagu sihuke KTM-i poolne boonus, et ma sõitsin sel hetkel KTM-iga ja siis vist auhinnaraha äkki saingi 2 sõidu peale kokku, sain kuskilt $730, et oligi etapi 19 koht ja sihuke $1530 oli taskus, et vähemalt lennukipileti sain juba tasa, et ühe inimese, et krossis ikka üksinda tavaliselt ei lähe. aga mis USA-s võib-olla põnev on, et me enne sinuga arutasime ka, et see contingency, et ma ei teagi, mis selle eestikeelne nimetus võiks olla, aga ühesõnaga ja, et seal on nagu erasõitjatel sihuke võimalus, et kui sa regad ennast ära, et ütleme, ma ei tea, sul on mingid Kaerne või Alpine Starsi saapad või on sul või mingid prillid, mis sa kasutad, et või näiteks ongi KTM-i tsikkel on ju, et sa regad ennast ära ja siis, kui sa saadad neile oma need etapi tulemused, siis sa saad nagu boonuseid, et sa oled nende brändiga ikkagi nagu seal ama nagu outdooris olnud nagu sellisel ikkagi arvestataval kohal, et sealsed brändid hindavad nagu seda. Päris huvitav süsteem, et Eestis ja siin Euroopas sageli ise pead käima, et esiteks saaks üldse mingid varustused, asjad, kerjad natukene ja siis ega automaatselt keegi sulle midagi peale selle eest sageli maksta ei taha, et aga kasvõi ka sellisele sõitjale, kes tuleb kuskilt teiselt poolt ookeani ja on 2017, see on nagu väga meeldiv üllatus, kui sihukest väikest toetust makstakse. no täpselt et siis, kui ma käisin, siis ei teadnudki veel kõiki asju ära regada, et oleks nagu varem selle süsteemiga tuttav olnud, siis oleks pannud iga, ma ei tea, sokipaari ka, mis firma sokk jalas on ju, kuigi ma ei tea, et kas see päriselt nüüd, ütleme, seal on pigem ikkagi siuksed suuremad asjad, et tsikkel, saapad, võib-olla prillid, kiiver on ju. aga jah, versus ma olen alati mõelnud nagu näiteks, et aasta enne seda ma käisin seda MM-i sõitmas Otto Pianos, see oli 2018 on ju, et seal ma olin sarnastel kohtadel, et ma olin vist sõitudes 19, 18 on ju. 0 auhinnaraha ja ise maksin osavõtutasu, maksin 1000 euri ja siis ütleme, kogu trip läks veel sinna maksma, ma arvan, 2-3 tuhat, et siis oli sihuke, tulid tagasi siukse 3-4 tonnise miinusega, et no, et 1530 oleks sealt ka aidanud seda nagu tuju paremaks teha, kui vaatad pärast seda eelarverida. no vaata, lõpuks ongi, et mis emotsioon sulle jääb, et sõidu tulemused on ju väga okeid. selles mõttes sõiduga võid rahule jääda, aga lõpuks nagu, kui sa nädalast nädalasse sellist miinusprojekti teed, siis ega kaua ei jaksa. ja ma ütlen, et tegelikult sellel hetkel ka ma ütleks, et MXGP-s 2018 see tase oli nagu nii kõva, et ma ütleks, et see oli isegi raskem nagu välja teenida need kohad, kui seal amas, et see oli nagu jah, oleks nagu, kui eemalt vaatad, siis mõtleks, et MM-il on ikkagi mingid nagu promootori rahad ka mängus. aga nüüd tutvustame teile ühte olulisemat kaitsevahendit mootorrattaga sõitmisel, et Parts Europe on meil siis sellest aastast alates siin toetajate ringis samuti ja Tooril on niisugune vägev ringkere kaitse, millest vaatame väikse videoklipi ja siis läheme edasi juba niisuguse sarja juurde nagu Super Motocross, et seal on samuti suured rahad mängus ja siis võtame edasi neid asju pulkadeks. aga nüüd
Suundume väikesele reklaamipausile, kus tutvustame teile Parts Europe'i poolt ühte olulisemat kaitsevahendit mootorrattaga sõitmisel. Thor MX Sentinel Pro rindkere kaitse on loodud just neile, kes vajavad maksimaalset ventilatsiooni, liikuvust ja kaitset. Miks valida Sentinel Pro? Pressfit vormitud ja ventileeritud pehmendusvooder tagab ülimalt hea kandmismugavuse. Kerge ja madala profiiliga disain ei piira liikumist, kuid pakub kindlat kaitset. Maksimaalne jahutus, suur hulk ventilatsiooniavasid hoiab sõitja jahedana ka kuumades oludes. Igale kehatüübile kohandatav, reguleeritavad õlarihmad, eemaldatavad õlapadjad ja elastne kinnitussüsteem aitavad kaitsme täpselt sõitja järgi paika panna. Sentinel Pro on loodud sõitjate poolt sõitjatele, tagades optimaalse kaitse ja mugavuse igas olukorras. Lähima Parts Europe'i kaupa pakkuva poe leiad nagu ikka aadressilt www.partseurope.eu ning kodulehed saad juba klikkida Store Locator. Nii, oleme siis jõudnud SMX-ini, see on siis see super motocross, mis siis loodi siin mõned aastad tagasi. Et see oli selline kollektiivne vastulöök, nagu siin paljud ütlevad, sellele World Supercross sellele sarjale, mis siis austraallased käima tõmbasid, et päris korralikult suutsid neid rahasummasid tõsta. Martti, sa tead ka seda asja, et räägi, kuidas see SMX-i süsteem seal USA-s üldse toimib? No Super Motocross, me ühes saates, kui Super Motocross siin, see oli siis vist 2 aastat tagasi käima lükati, rääkisime, tutvustasime seda ka ideed natukene, et see siis hõlmabki seda, et panna kokku see talvine Supercrossi sari pluss liita sinna otsa suvine välikross, et kokku hooaja peale see teeb circa 30 etappi, et 29, kui täpne olla vist, et ja lõpuks ongi nii, nagu ka Harri meil on siin näidanud eelmine aasta, et tema korjas ainuüksi autoetappidega neid punkte, aga tegelikult Supercrossis mehed laavad endale juba korralikud punktipõhjad ja edetabeli kohad alla. Suvel välikrossi etapid sinna juurde, punktid liidetakse kokku ja siis hooaja lõpus ootabki ees SMX-i nii-öelda play-off. 3 etappi on seda play-offi, mis siis kulmineerub finaaletapiga ja noh, seal on juba hoopis teised numbrid mängus. Jah, ütleme, need ikkagi suutsidki nagu varem oli ka USA-s võib-olla natuke selline, et outdoor ajas nagu või see välikross ajas nagu oma asja, supercross oma asja, aga see on selline ühine pingutus, loodi üks ühine selline seeria nagu SMX. Ja et see nagu, ütleme, see formaat on minu arust nagu äge, et sul ongi lõppkokkuvõttes on küll 31 sõitu sõitjatel, aga viimased 3 etappi on nagu niivõrd olulise tähtsusega ja siis lähevad ikka auhinnarahad ka juba seal miljonitesse. Või noh, sinna miljoni lähedale, et enamus on ikkagi alla. Aga just see nagu formaat, et kerib jälle seda põnevust, et seal ju viimased 3 etappi on niimoodi, et esimene etapp saab tavalisi punkte, siis teine etapp saab juba iga koha eest topelt nagu sõidupunkte ja 3. etapp 3-kordseid punkte, et seal põhimõtteliselt pole kordagi veel nii olnud, et viimane sõit ei oleks otsustav, kuna viimane etapp sa saad 3-kordseid punkte, et see on seda põnevust lõpuni hoidnud. Ja noh, nagu sa ütlesid, see kvalifikatsioonisüsteem ongi nii, et mõlemast sarjast kogutakse punkte ja siis tegelikult supercross etapile seal on nagu see seeding system, ma ei tea, mis eesti keeles on, nagu tulevad nende tulemuste pealt ja siis see kvalijärjestus läheb siis nagu selle järgi, et kuidas nad sinna sellesse sarja sisenevad, et see hakkab sinna punktidele otsa nagu kogunema. No ja siin, kui me vaatamegi neid 4,5 klassis, ütleme seal esimese, teise, 3. koha neid auhinnarahasid, siis seal ongi juba 100 000 on per sõit, on siis esimene koht, teine koht on 50 000, 3. koht 25 000 ja siis hakkab juba alla kukkuma, aga näiteks veel isegi 7. koht saab $4000, et kui me võrdleme outdooriga, siis seal ei saa nagu näiteks sõiduvõidu eest ka nii palju. Sõiduvõidu eestki. Jah, et selles mõttes ja me oleme näinud siin päris palju privateere ja ju meie Eesti oma Harri Kullas käis eelmine aasta, et seal, kui hästi esined ja sõidad, siis on võimalik ikkagi selle hooaja kokkuvõtte tulemuses ikkagi väga korralik raha, et kui sa vaatad siit ülevalt neid Super Motocrossi neid hooaja kokkuvõtte auhinnarahasid, siis neid ette lugedes juba hakkab, ütleme niimoodi, lõug alla kukkuma. Ja no siin tulebki mängu see, et miks mõned sõitjad mõtlevadki võib-olla rohkem selle peale, miks on oluline hooaja lõikes mõelda sellele stabiilsusele, et noh, nagu me teinekord oleme näinud ja arutanud isegi, et siin ja seda on öelnud ka näiteks Carmichael, et noh, kohe ma ei tea, Anaheim 1, et terve elu tema ise sõitis seal alati rohkem peaga kui nagu rutskaga, et selles mõttes mõelda terve hooaja vaade ette, et tänapäeval samamoodi mõned sõitjad, ma ei tea, Veeb on üks stabiilsuse näide ja neid on veel, et kes lihtsalt mõtlevadki tervele hooajale, mitte nagu ei võta seda etapp ainult korraga, et iga kord
kogu tervis mängu panna, et selles mõttes hooaja lõikes, noh, see supermotorossi sari nagu näitab ära, kui palju on kaalul, miks on oluline terve püsida ja siis see nagu palk sõna otseses mõttes hooaja lõpus on ka vastav sellele. jah, no SMX ongi jah, et sa pead nagu terve hooaja terve püsima ja seal viimastel etappidel peab sul ikka see vormikõver tipus olema, et noh, vaatasime siin ka neid hooaja kokkuvõtte tulemustes 4,5 klassis, et SMX-i ehk siis kahe selle superkrossi ja välikrossi sari pluss siis need 3 sõitu, et kui need kokku ära võidad, siis auhinnaraha on $1 miljon. Teine koht on $500,000, kolmas $250,000 ja näiteks 10. koht saab veel $75,000 ja 22. $25,000, et ikkagi kui me vaatame neid varasemaid numbreid, mis me siin rääkisime, siis SMX ikkagi lisas sellist tõsist kaalu juurde, et sõitjad ikkagi väga nagu rabelevad selle nimel, et seal häid tulemusi teha. Ja noh, ega siin 2,5 juurde minnes, seal on samamoodi ikkagi esikoht on küll täpselt poole vähem jälle $500,000, aga noh, võta nende samade noorte poiste kontekstis see $500,000, et noh, täiesti müstika, kui me tõmbame kuskile jooni siin Euroopa poole, et siis noh, ei anna võrreldagi. No ja just isegi USA-ga varasemalt võrreldes, et see SMX jah, ikkagi selles mõttes tõmbas need numbrid täitsa uuele tasemele, et nad seal ju leiutasid igast erinevaid viise, et nad suutsid nagu USA-s selle telepaketi ka niimoodi maha müüa, et sealt võeti ka päris korralik summa, et see NBC tuli nagu ja see terviksari, mis nüüd oligi, et muidu varem võib-olla inimesed saanud aru, et okei, et siin on mingi supercross, siis on välikross, mis see kokku, kes see siis see kõige kõvem krossimees nii-öelda on, aga see SMX ikkagi annab sellise nagu see ultimate krossimees siis, et kes igal pool nagu hakkama saab. Ja noh, see, et lihtsalt sellised vahendid ja võimalused üldse leitakse, noh, see on nagu ikkagi ülikõva ja seda USA oskabki teha, et täna isegi Euroopas parima tahtmise juures nagu ei näe, et seda kuskilt leitakse ja oleks võimalik üldse selline nagu nii-öelda nii suure fondiga ja kaaluga sari käima tõmmata, et noh, see on selles mõttes ikka müts maha ameeriklaste ees. Absoluutselt. Ja noh, meil sihuke väga positiivne üllatus eelmine aasta oligi ju, kui me paar aastat tagasi Harriga seda podcast'i seal Unibet Arenal tegime, siis ta ütles ka, et USA poole vaatab ja tahab siin ilmselt minna, et eelmine aasta ta oligi ju SMX-is kohal, et suvel ikkagi sõitis Pro Motocrossi nii hästi, et saigi SMX-i peale. Ja no SMX-i sõidud võiks öelda ikkagi, et olid üllatavalt head, eriti viimane. Jah, viimasel etapil ju ta oli 9. vist kokku, eks, et sai oma esimese top 10 seal kätte ja selles mõttes oli ikkagi ülikõva ja Harri ka selle eest vastavalt natukene preemiat sai. jah, me vaatasime siin niisugune leht nagu Vevent Fast tõi siis erinevate sõitjate neid rahasid välja ja siis seal oligi, et esimesest kuni siis viimase SMX-i kvalifitseerunud meheni, et siis Harri oli seal sarja kokkuvõttes 13. Ja siis oli välja toodud, et sõitude auhinnarahad, mis ta seal oli, ma neid kõiki kohti täpselt ei mäleta, aga siis sõitjate auhinnarahad olid $11,820 ja siis SMX sarja 13. koht andis juba $34,000, et see on ikkagi juba täitsa arvestatav summa. Ja igatahes, no arvestades, kui palju mees nii enda aja, vaeva kui ka vahenditest on sinna panustanud, lisaks leidnud toetajaid, otsinud, kulutanud aega selle peale, kui palju kõik on sinna panustanud, siis natukenegi sealt tagasi saada, see on iga sõitja nagu lõpuks see, mis annab moti edasi tegeleda. Ja ei, no siitpoolt lompi minna sinna niimoodi, nagu tema ikkagi läks suhteliselt üksi, on ju, et tal on küll oma väike tiim, aga see on ikkagi, noh, kodust nii kaugel, sul on vaja sealt tsikli toetajad, no ma sain aru, et ta üldse ostis tsikli omale, on ju, et see on ikkagi rets ettevõtmine, et selles mõttes jumala äge, et see sari tal nii hästi läks ja seal lõpus ikkagi sai siukse preemia ka. Ja siis USA kõige kõvem, viimaste aastate kõige kõvem mees, kes on Jet Lawrence olnud ja vaatasime siin auhinnarahad 2024 sellesama We Went Fast kodulehe järgi, siis ainuüksi auhinnarahasid Supercross pluss välikross ja SMX kokku, et praktiliselt $1,5 miljonit, noh, päris korralik auhinnarahasid ainuüksi. Jah, promootori panus on päris hea, et ta muidugi võitis ka väga palju, et meil ammu pole sellist meest olnud, kes hooajas nii palju võidab, et ma vaatasingi, et tal oli Supercrossis 8 võitu, Pro Motocrossis ta vist tervet hooaega ei sõitnud, aga seal oli ka tal neid võite ikkagi päris mitu. Siis ja Super Motocrossi võitis ära ja etappides oli ka 1-3-1, et noh, need suht kiiresti tulevad ja oligi Super Motocrossi siis tiitel kokku andis veel milli juurde, et suht arvestatav, et kui paned sinna palgad ja asjad juurde, siis on ikka vinge värk.
ja kui mitte väga kaugele tagasi vaadata, siis siin viimati 2019, aga täpsemalt aastatel 2011 kuni 2019 toimus selline nii-öelda eraldi võidusõit, eraldi auhinnarahadele nagu Monster Energy Cup ka, mida kindlasti paljud sõitjad mäletavad. 2019 viimati see toimus, ma ei teagi täpselt, ma ei mäleta, kas see tõenäosus on, et see pooleli jäi sellepärast, et Covid tuli vahele, võib-olla läks majanduslikult raskemaks ja lihtsalt mõned võistlused olid ka piiratud, aga igatahes see alati Las Vegases toimus ja see oli üles ehitatud sellele 3 sõidu formaadile. ja alati peaauhinna raha oli miljon dollarit ja see siis nii-öelda kehtis juhul, kui suudab keegi kõik 3 sõitu ära võita, et 3 korda on seda juhtunud. jah, et seal oligi huvitav süsteem üles ehitatud, et ma arvasin, et Monster vaatas ka, et seal on vaja ikkagi midagi ekstra nagu panna lisaks, et iga aasta seda milli koju ei viidaks, et seal oligi, et noh, tavaliselt kui sa võtad Krossi või Superkrossi, kus on mitu sõitu, siis kokkuvõtte võitja saab mingi auhinnaraha, aga seal oli niimoodi üles ehitatud, et kui sa näiteks olid seal sõitud, ütleme esimene, teine ja esimene, siis see auhinnaraha ei ainult 100 000, aga kui sa võitsid kõik 3 sõitu, võitis üks mees ära, siis oli see miljoni pott käes, et tegelikult meil on ju 3 meest on võitnud ka, et Vilopoto 2011, Musquin 2017 ja siis Tomak pani kohe järgmine aasta veel 2018 ka järgi, et siin ei teagi, et mis seal lõpuks saatuslikult sai, et võib-olla mehed hakkasid liiga hullult milli koju viima ja ei oldud arvestatud, et nii tihti peab jah, hakkama välja maksma. just, et selles mõttes jah. No ja siis, mis on võib-olla USA poole pealt veel, et noh, millest ikkagi ülimalt vähe räägitakse ja mis on osati ka arusaadav, on ju, et kes ikka oma sellest rahakotist räägib, palju ma seda aastast palka saan. Aga osad sõitjad on ikkagi seda aja jooksul nagu välja öelnud ja need on pigem olnud siuksed peale karjääri ikkagi väljaütlemist, et viimane mees, kes siin, ma mäletagi, kus ta rääkis, kas mingis podcast'is sellest raha teemast, siis Adam Cincerulo ütleski, et tema viimase aasta nagu puhtalt palk, et sinna ei ole boonuseid ega midagi juurde pandud, oli $1,8 miljonit. Et ta ei olnud ju ka lõpus enam mingisugune iga nädalavahetuse poodiumi või võidumees, aga ikkagi korralik palganumber. ja see on see garanteeritud raha, mida tegelikult iga sõitja nii-öelda ihkab, et ükskõik, mis ka juhtub, kui tulemused ei ole sellised või tuleb mingi ootamatu vigastus, et siis sul see ikkagi nii-öelda põhitöötasu säiliks. ja mulle tundub ka, et siin Krossis ongi nagu 2 varianti liikvel, et just noorte sõitjate ja ka 2,5 klassis ma olen USA-s aru saanud, et seal tahetakse rohkem nagu boonuste peale, et kuna nad on ettearvamatud, on ju, et sa mõnikord ei tea, mis vormis ta just sellel aastal on või palju ta eksib, et siis tahetakse ehitadagi 2 varianti, et üks on see, et sa ehitad kõik boonust üles, et põhipalk on väike, aga boonused on hästi suured, et võidad palju, teenid ka palju, aga loomulikult suurtele staaridele, kes on juba kogenud mehed, teavad, et motokrossis garantiisid pole. Saad väikse hooajalise vigastuse või hooaja keskel ei võida sõite, ei võida tiitlit ja tegelikult siis ongi palk väike, on ju, et kui me vaatame siin seda, Carmichael rääkis kunagi, et kui ta Hondas Suzukisse üle osteti, et siis talle tuli see endale ka räige üllatusena nagu, et tal vist varem seal oli mingi 2-3 milli see palk, on ju, või isegi natuke vähem. Ja siis Suzuki pakkus talle 3-aastast lepingut, kus iga aasta oli aastapalk garanteeritud $4,7 miljonit, et see on ikka päris korralik number jälle. ja see oli päris hea lugu, kes seda Gypsy Talesi osa pole veel vaadanud, et tasub Ja. vaadata, aga Michael alati hästi räägib, äge humble vend ja rääkis seda lugu seal põnevalt, kuidas tal mänedžer talle helistas ja ütles, et mis hinna eest sa Suzukisse minema oleksid nõus ja noh, sellist numbrit ei oodanud vist kumbki, et see nagu aktsepteeritakse ja sealt tagasi tuleb, et aga igatahes sellises karjäärifaasis sellist raha teenida, noh, see oli pakkumine, millest keelduda ei saanud igatahes. jah, ta ütles ise ka, et ta tegelikult oli nii kindel, et ta tahab Honda peale jääda, kuna Honda sellel hetkel, noh, nagu ka täna, et ajastus mingid tiimid alati, et kes mingi hetk domineerib, on ju, et Honda oli sellel ajal dominantne tiim. Ja kui talle see Suzuki pakkumine tuli, siis ta ütles sihukese numbri, et ta ei peaks minema, et las need vaatavad umbes, et küsis hullu numbri, et ei hakka isegi ühendust võtma ja siis seesama, mis ta välja ütles seal 5 miljonit vist, et mänedžer helistas tagasi, et kuule 300 000 vähem, aga 4,7 on aastas kirjas, on ju. Et seda ei saanud ja mõtle 3 aasta garantii ka veel, on ju. Et see on nagu jah, et selles mõttes korralik ja no Carmichael ajastu oli ikkagi juba siin üle 10 aasta tagasi, on ju. Et temal oli, kui me täna rääkisime, et Superkrossi boonus on miljon, just tema palk oli nii suur, et tal oli näiteks boonus oli Superkrossi tiitli peale 500 000 ja välisõidul ka 500 000, et noh, need ta pani küll enamasti iga aasta taskus, sest ta lihtsalt võitis nii palju. Aga kokku tuli päris hea. Ja see oli päris hea ma võrdlus. vaatasin, seal oli huvitav kommentaar oli ka sealjuures välja toodud, et kui me täna võtaksime selle aja, keriksime edasi, arvestaksime inflatsiooni sinna otsa, et siis see $500 000 meistrivõistluse boonus täna oleks väärt umbes 800 000, aga noh,
tema aastapalk siis, mis 4,7 miljonit oli, täna võiks seda kõrvutada 7,6 miljoniga, et noh, see on ikkagi väga ulme raha, mis tol aastal oli valmis Suzuki talle maksma. jah, ja siis ütleme, vaata, räägimegi praegu generatsioonidest tagasi, et tegelikult see Carmichael, Stewart ja Reedi ajastu vist oligi selline ikkagi kõige kõvem nagu niisugune buumi ajastu selle auhinnarahade ja tiimide mõttes ka, et näiteks Jeremy McGrath käis samamoodi ühes podcast'is ja rääkis oma, et tema võitis nagu superis kindlasti veel rohkem kui Carmichael, et ta pani ju põhimõtteliselt kõik sõidud kinni kogu aeg, et sellel üks generatsioon enne Carmichaelit ta võitis väljas sees ja tema palk ja kõik kokku oli 2 miljonit, on ju, et noh, loomulikult, kui me sama kommentaariga siin inflatsiooni arvestame, siis see oli ka nagu rohkem, kui see tänases väärtuses on, on ju. Aga siiski, et see on nagu nii jõhkralt läks Carmichaelist juba edasi, on ju. Ja mida me veel teame, mis, noh, seda ei saa kindlalt väita, aga Ken Roczenist ju enne, kui tal see suur vigastus 2017 oli, siis ta ka, ütleme, allkirjastas sellise ühe läbi aegade kõige rohkem räägitud võib-olla lepingust, et ta osteti Suzukist Hondasse, siis seekord siis oli vastupidi kui Carmichaelil, et Honda tegi rahakoti rauad lahti. Roxen oli ju siis elu tippvormis ja siis tema pole küll numbreid välja öelda ja kuskil ametlikult kirjas pole, aga suht palju liikus seda infot, et tal oli vist 3 aastat ja iga aasta $5 miljonit see palk. Et samamoodi nagu, kui sa ikkagi oled nagu tipus ja kui sa oled selline perspektiivikas vend, kes võiks järgmist aastat domineerida USA-s, siis tehased ja tootjad on ikka nõus väga kõvasti panustama. Ühest küljest jah, osatakse talenti hinnata, aga teisalt alati, mida tasub mõelda ka nende kõikide lepingute juures, on see, et milline see sõitja ise karakterina ka on, et Kenni me Täpselt. kõik teame, et sotsiaalmeedias igal pool bokside vahel, noh, mees on alati olnud fännide lemmik ja oskab seda asja hästi teha, et sellepärast nagu tasub enda mainet hoida ja suhteid hoida. Ja tema selline, ütleme, just enne seda vigastust ka, et ta oli selline ikkagi julges nagu asju välja öelda, umbes julges öelda, et davai, ma lähen ikka võitma, on ju, või siukseid asju, et eks see sportlasel lisab sellist nagu vürtsi juurde, on ju, et inimestel on põnev ja tegelikult samamoodi tootjad ja suured tiimid ikka vaatavad seda, et kui hea see isiksus on nagu, et kui palju see fännidele müüb, mis tsikli tootja eesmärk ju alati ongi see, et nad palkavad endale sellise superstari, kes suudab reaalselt siis rohkem nende tsikleid müüa, on ju, et kui Ken Roczen tuleb Honda peale, siis nad loodavadki, et okei, et paljud hobimehed, paljud ütleme, kohalikes riikides mehed vaatavad, okei, et Roczen valis endale Honda, on ju, et tuleb endale ka Honda sebida, on ju, et selles mõttes need sõitjad, kes suudavad mõjutada globaalset tsiklimüüki, ongi need mehed, kelle eest on need tootjad nõus nagu suuri rahasummasid välja käima. Ja see on nagu Harrigi meil podcastis, kui ta käis siin 1,5 aastat tagasi, tõi selle sama paralleeli, et kunagi, kui tal oli KTM-i tehase tiimi variant, siis ma ei mäleta, kes see prantslane oli, kes tema asemel võeti, aga noh, lihtsalt puhtalt mõeldigi selle peale, kui palju see mees suudab oma koduriigis ja seal regioonis tsiklit müüa lõpuks. Täpselt, et see on oluline asi. Kahju, et see muidugi vahel niisuguseid väiksest riigist tulevaid sõitjaid nagu mõjutab, on ju, aga samas suurtel meestel pole vahet, et kes seal täitsa maailma tipus on, et seal on juba sellest iseloomust ja kõigest, kuidas sa rahvaga suhtled ja kõik see kinni, et selles mõttes jah, pead olema sihuke läikiv ja äge vend nagu, et. Ja, aga siin see on nagu ka näide ka noortele sõitjatele, et miks on oluline oma seda sotsmeediat teha, ehitada oma seda isiklikku nii-öelda brändi kuvandit ja nii edasi, et olla ikkagi see tuntud mees bokside vahel ja mujal ka, et lõpuks tulemused alati ei peagi olema top 3-s, aga kui sa oled lihtsalt see mees, kes müüb ja rahvale peale läheb, kas või showmees, et siis ka toetajad, sponsorid on altimad lepinguid tegema. Jah, kõike peab olema ja tihtipeale on see ka, et kui siis oled sihuke, võtad lõdvalt ja vabalt ja suhtled ja tulevad need võidud ka kergemini, et ma arvan, see käib mõnes mõttes nagu käsikäes ka, et kui sa, ütleme, vaatadki tippe ka, et kui nad on heas tujus ja oma elus heas kohas ja lõbusad ja rõõmsad, siis tuleb see sõit ka kõige kiiremini välja, et lähed liiga tõsiseks, siis ka vahepeal võib krampi tõmmata rajal nii-öelda. Eks see on sihuke balansi leidmine. Jah. Aga ma ei tea, siit on, ma arvan, paras aeg minna MM-i peale üle, et me oleme nüüd ise ka USA-le korraliku haibi peale tõmmanud, aga see ongi, asi on väärt haipimist, sest et seal tehakse asja ägedalt ja hästi ja numbrid on korralikud, et vaatame MXGP-d ka, et MXGP on ajas korralikult muutunud, et MM-sarjast siis räägime. Et teadagi auhinnarahad täna on seal 0, et neid tänane promootor nagu välja ei pane üldse. Et mis tundeid sulle tekitab, et tegelikult ju, kui sa ei teaks seda, siis ootaks, et ikka MM-il mingid rahad nagu liiguvad ka korraldaja poolt.
no muidugi, eks see on olnud nagu see küsimus siit väljastpoolt Krossi seltskonda alati, et osad inimesed ei saa aru, miks sõitjad sinna USA poole kiikavad ja mis siin MM-il siis nii halvasti on, aga tegelikult inimestele, kes teavad, on nagu see halb seis teada, et kui palju tuleb ise siia investeerida ja kui vähe sealt tagasi tuleb, et eriti just noortel ja mitte kohe nii tippsõitjatel, kes kuskile tiimilepinguid ei saa, siis see investeering, mis tuleb esialgu teha, et sinna sarja üldse jalg ukse vahele saada, noh siis see on lihtsalt nii suur, et kaua ei pea seal keegi vastu. jah, täna ongi see seis selline, et kui sa noorena oled nii hea, et sa saad kohe nii-öelda tiimi sellesse siseringi sisse, et saad kuskile heasse tiimi kohta, mis loomulikult peabki motivatsioon ka olema, onju. aga jah, et selliseid, kes sinna piiri peale jäävad või nendel teeb see elu nagu väga raskeks, et sellist korraldajapoolset tuge tagasi ei tule su tulemuste eest. siis me ja, võime et eks vaadata. noh, kui sa siin oled ikkagi tiimisõitja juba kuskil tehase tiimis ja oled ka nii-öelda MM-i sarja mõistes staarsõitja, et siis need rahad nagu tulevad väga korralikud ikkagi sealt tagasi ja need vahed võib-olla nii suured ei olegi, et kui siin natukenegi, noh, kindlasti MM-i kohta liigub palju vähem numbreid internetis kui USA kohta, aga et kui siin natukenegi Herlingsi või kellegi palkade ja teenistuste kohta uurida, et siis need sinna 4,5–5 miljoni kanti kokku võivad ikkagi aastateenistused jääda, et selles jah, mõttes jah, need numbrid on kindlasti okeid, aga nad ei soosi lihtsalt selliseid keskpäraseid sõitjaid. et Erlingsil kindlasti, eriti need aastad, kus ta siin julmalt võitis, see 2018 aastal võitis seal 17 etappi 20-st MM-il 4,5-ga onju, et need, kui need retsid hooajad teevad, aga jah, no need palganumbrid kindlasti Euroopas on, ma arvan, siin, ma ei tea, täna julgeks öelda, et sihuke 10 on suht maksimum, kes nagu korralikult raha teenivad, et ma just lugesin siin hiljuti sihukese MM-i mehe nagu Valentin Guillaude'i Intekat. Ta on ka olnud selline seal 4,5 klassis ikkagi, ütleme aeg-ajalt ikkagi katsub seda top 10 ust ka nagu päris hästi, ja et ta vist oligi eelmine aasta isegi kokku 9. ja jah, et ta sõitis SR Hondas, et neil oli ka, ütleski, et noh, et auhinnarahasid pole, aga tiimiboonus oli ikka, et iga saadud punkti eest MM-il said nad mingi raha ja siis GP-de esikümme oli ka siis eraldi tiimiboonus, et ütleski, et lõpuks midagi ikka teenisime. aga ütleme, ta kes on seal on. huvitav mees, kes siin oma hoole vaatamata selleks aastaks ühtegi lepingut, vähemalt sellist asjalikku lepingut kuskilt ei saanud ja samamoodi läks lihtsalt poodi sisuliselt ja ostis endale uue 4,5 Yamaha lihtsalt sellepärast, et see Stanu pillina on kõige konkurentsivõimelisem ja ta on ennast selle peale hästi tundnud. ma lugesin ka seda intervjuud ja ta on valmis nüüd esimesed siin, ma ei mäleta, mitu etappi ta ütles seal, 3, 4, 5 etappi on sihukese raha kokku ajanud umbes, et on valmis selle investeeringu tegema ja riski võtma, et püüab ennast heast küljest näidata ja lepingu ikkagi edasi teenida, et noh, siin tulebki täpselt välja see, et kaua ei jaksa tervet hooaega MM-sarjas sa oma rahadega ja omal käel ei sõida, aga et lootus on, et mõni sõitja äkki paraku saab vigastada, sõitja kahjuks, tema õnneks ja selle koha endale näpsab, et esimesel etapil Argentiinas teine sõit oli 5, nii et äge vend. jah, see on ikka nii elus, et ühe õnn on teise õnnetus ja vastupidi, et ta ütles minu arust ka suht toorelt välja, et ega ma tean, et mul on selline summa raha endal, ma jõuan nii kaua sõita, aga ma loodangi selle peale, et kui need vigastused, mis on paratamatud motocrossis, eriti tipptasemel, kus gaasid on põhjas ja kiirused on suured, onju, et ta läks selle peale välja ja loodab siit koha saada, et tal on see jammu armastus ka eluaeg olnud, et ta kunagi 2,5-ga tegi jammuga nii häid tulemusi, et ta on nagu üks suuremaid Yamaha hype-man olnud ka siin kogu aeg, et alati kiidab ja tegelikult esimene etapp ju Argentiinas käis just sõitmas, esimene sõit ebaõnnestus, aga ta oligi see Stanu Pilliga ju teises sõidus 5 MX-GP-s, et see on ikka nagu megatulemus. et sealt mul ei võiks tule juba praegu meelde, mis tal esimene sõit, tal oli mingi, tal läks vist tagaammakas või see midagi tal oli seal, ma ei mäleta, kas sõideti tal piduriketast kõveraks või midagi sellist, mingi lollakas viga oli, sellepärast pidi katkestama esimene sõit, jah. ja noh, ütleme MM-i sarjast veel rääkides, siis tegelikult ju seal on need väga kaua juba aastaid on need osavõtutasud päris kõrged olnud, on ju, et siiamaani või noh, siiamaani 23 aastani tegelikult oli, kui ma ise käisin vahepeal MM-i sõitmas, siis see tonn osavõtumaks on ka päris korralik, erasõitjal ikka korralik põnts nagu eelarvesse. ja ma vaatasin, et vist see hooaeg oli siis kuni 2023 aastani oli 10 000 eurot, et 23 aastaks nad vist muutsidki selle ära, et nüüd peaks olema kas 300 või 350 eurot osavõtumaks, et no see on igati inimlikum kui see 1000 eurot, mis seal nagu välja oli vaja käia, et üldse sõitma saada. ja noh, siis arvesta sinna juurde kõik reisikulud, et noh, sellepärast ongi meil ka siit Eestist nendel meestel, kelle jaoks iga kord ei ole seda kindlust, et sa sõidad seal ennast punkti kohale ja ettepoolegi, siis selline proovimas käimine on ikkagi väga kallis.
ja no mis võib-olla sellest, kui loodi Intekast teil sihuke hea sissevaade tegelikult ka, et väga tihti, nagu sa ütlesid, ei räägita siin nendest, aga ta ütleski, et loomulikult, et tema on seal 10 piirimail, aga sihuke 6 kuni 8 meest, et teenivad ikkagi juba korralikku raha, ütles, et seal kuskil 200-300 000 aastas ja siis ütles, et noh, Erlings ja Prado ja Kaiser, kes siin viimasel ajal niisugused Euroopa mõistes ikkagi top mehed on olnud, et nemad panevad seal 500 kuni paar milli taskusse juba palgast, et Euroopas ikka numbreid on ka. Ja kindlasti, kui sa siin sarjas ikkagi edukas oled ja tippu tõused, siis loomulikult on siin ka võimalik ikkagi teenida, et muidu ju Kaiserid ja Fevreed ja kõik ei teeks nii kaua aastaid seda rasket ja ränka tööd. Et armastus spordi vastu ka muidugi, et see on nagu Jah, muidugi. iseenesestmõistetav, aga päeva lõpuks peab ikkagi sihuke leib lauale ka tulema. Ja no, et lõpuks ikkagi mingisugune niisugune isiklikum touch või maalähedasem kogemus oleks ka olemas. Võtsime ühendust Tanel Leokiga ka, meie mehega, kes MM-sarjas siin kõige kauem, kõige stabiilsemalt ja kõige kõrgemas tipus sõitnud on, et uurida natukene tema mälestuste ja kogemuste kohta, et mis tal sealt MM-sarjast meenub ja üleüldse nii-öelda krossi ja raha teenimisega seoses, et siis üks asi, mida Tanel kohe rõhutas selle puhul, et USA-s ei tasuks seda asja liiga ilusaks rääkida, et pool läheb seal maksudeks, et eks see noh, pluss-miinus lõpuks niimoodi ongi, et suur osa läheb maksudeks ära, aga noh, me peame ikkagi otsa vaatama nendele numbritele, mida välja öeldakse, et see, mis lõpuks kellelegi pangakontole täpselt tiksub, et seda ei tea keegi, aga noh, need numbrid on need, mis rahva liikuma panevad igatahes. Ja noh, Euroopast samamoodi, et Tanel oskas ka tuua esiteks neid näiteid, et siin maksude optimeerimiseks on ka meie MM-sarjast olnud neid mehi ja näiteid, kes siin toimetavad muudes riikides, et teadis Desalli tuua näitena, et Luksemburgis hoidis oma rahaasju ja tänapäeval siis Geerts ja Everts, et Monacos, mis on meie mõistes need maksuparadiisid, et eks siin ka otsitakse neid võimalusi, kuidas siis lõpuks võimalikult palju endale kätte saada, et maksudest me mööda ei pääse, et surm ja maksud, kaks asja, mis elus kindlad on, et nendega tuleb lihtsalt arvestada. jah, aga Tanel ikkagi pani selles mõttes ka MM-i karjääri alustas ju ülinoorelt, on ju, ma ei tea, kas ta oli 15 või 16, kui ta juba 125-ga nagu peale sõitis ennast. Et tema ajastul tegelikult ka muutus see MM-i süsteem väga palju, et kui ta alustas, siis oli hoopis teistsugune see süsteem, on ju. Aga noh, nagu ta ütles ka, et ikkagi liikus nii kiiresti edasi ja mis ta meil podcast'is ka vist ütles, et algul oli palk 500 ja siis iga aasta juba topelt, kuni hakkas nagu tõusma, on ju, et ja Tanel on olnud ju alati ülikõva tööloom ka ja kõva tööeetikaga, et eks see teda tippu on viinud ja tiimides samamoodi kindlasti nähti seda, kui palju üks noor mees Eestist tuleb ja on valmis tööd ja vaeva nägema, et aastates ja numbrites rääkides siis 2005 kuni 2012 olid Taneli enda sõnul need kõige edukamad ja paremad aastad ka rahalises mõttes, et 4 aastaga seal see summa tal järjest, nagu sa ütlesid, et lepingud kahekordistusid ja kasvasid ja palgad samamoodi, et see summa ja palk läks ikkagi 6-kohaliseks, mis nii-öelda Eesti krossisõitjale on igati arvestatav teenistus juba, et aga noh, mida Tanel ise ka tõi välja ja mis kumas igatepidi ka meie põhjalikust podcast'ist, mis me oma algusaegadel temaga tegime, siis see raha nagu ei ole olnud see peamine asi tema jaoks kunagi, et ta ütleski täpselt sellised sõnad, et ma ei hoolinud rahast ega rikkusest, vaid unistus oli MM-tiitel, et noh, mida ta on rääkinud, et investeerida tuleb enda ümbritsevasse tiimi, et olgu see siis fitness-treener, sõidutreenerid, talvised laagrid, elamised Belgias, nii edasi, et psühholoog, füsiod, kuhu tema on kõike pannud. No ta tõigi näitena, et 7000 euri kuus tugisüsteemile oli tema puhul tavaline nii-öelda ära panna ja lõpuks ta isegi tunnistas, et see võis olla võib-olla isegi liiga palju, noh, ta on elu jooksul katsetanud, otsinud, kes on kõige parem, mis süsteem töötab kõige paremini, aga noh, ilma selleta tänapäeval lihtsalt tippu ei jõua. jah, ei Tanni koha pealt muidugi, et see, kui kiiresti ta nagu MM-il ka kõvaks sai ja kui vaadata ikka neid tippaastaid, kus ta MM-il selle hooaja kokkuvõttes 5. oli ja niimoodi, et siis ikkagi need sõidutulemused ja hooaeg oli ikkagi nii kõva, et selles mõttes üldse polegi imestada, et ta nii nagu korralikke palkasid sai MM-il ja ma olen noh, selles mõttes ka täiega nõus, et ega ju USA sõitjad ja väga kõik tippsõitjad ja üldse erinevate alade tipud ütlevad ju, et ei hooligi rahast ja see on täiesti arusaadav, sest et MM-tiitel on see, mis sind päriselt hommikul üles ärkama paneb ja see on see, et näitabki, et tal oli samamoodi see nii-öelda süda oli ikka seda tahtmist täis ja see on nagu kõige õigem asi ongi, et selles mõttes ei ole kahtlustki, et nagu ma ei usu, et ükski nendest
kasvõi Jetidest või Tannist või kellest iganes rääkides, et keegi oleks hakanud selle pärast sõitma nüüd, et nüüd kuskil loodame neid sadu tuhandeid või miljoneid teenida, aga lihtsalt pigem see on nagu fännidele ja sellisele, ütleme, kuidas ütelda, sellisele särtsu tekitamisele, et fänne tuleks juurde, et nad mõistaksid, et ikkagi kaalul on palju. ja numbritest veel rääkides, siis mäletame vanasti ju MM-il oli samamoodi, et kui 40 sõitjat sai, ütleme, peale, siis päevas või noh, hommikul võis kohal olla seal 60-70 venda, kes ajasõidus käisid ja lõpuks kõik need, kes finaali said, need samamoodi said nii-öelda päevarahad selle eest kätte, et finaalkoht oli teenitud ja peale oli üldse saadud, et MX2 näitel Tann teadis mäletada, et noh, tonn euri sai kohe kätte finaali saamise eest ja MX1, MX3 finaal oli 2000 euri, Mm -hmm. et selles mõttes ja sinna muidugi auhinnarahad lisaks, et kui tema noor poiss 2002 aastal seal Leeropis ja Venemaal oli kuskil sõitudes 6., siis noh, auhinnaraha tuligi 2-3 tonni sellele lisaks veel, et No kui sa vaatad neid numbreid, siis tegelikult isegi täna Ama Outdoor jääks nagu alla. Et jah, kui sa vaatad siin 2000 peale saamist MX1-s, siis Amas ei ole liigi lähedalegi. Seal saadki vist oma osavõtutasu topelt esialgu tagasi. Et selles mõttes ju kunagi siis MM-il olid ikkagi päris arvestatavad summad samuti. Et muidugi ongi, nagu ma ütlesin, et Taneli ajastul muutus see päris palju, et ju nagu ta rääkis, et sõitsin ennast peale ja sain nagu juba raha, on ju. Täna polegi peale sõitmist, et ostad endale selle koha, üle 40 mehe kohale ei lasta ja seal ei olegi auhinnarahasid, on ju. jah, see ongi suur põhjus, miks need stardipuud täis ei ole ja miks seal vaevu need puud täis tulevad, et punktikohtade jagu mehi on vaevu etappidel kohati. Jah, ja mis ei tähenda üldse, et MM-i sarja suunas ei tasub püüelda, absoluutselt tasub. Mm. See on ikkagi vinge sari ja seal, kui sa jõuad nii-öelda haljale oksale, siis absoluutselt seal on võimalik teenida. See on ikkagi, ma arvan, Tann võib ise öelda selle kohta ka, et ägedamat elu annab nagu leida, on ju, et see on ikkagi sellist põnevust ja tahtmist ja motivatsiooni ja kirge täis elu, mida nagu, ma ei tea, noorel mehel, kui mina vaatasin noorena Tanni, siis mul küll rohkem muud mõtet ei olnud, kui tahaks täpselt samasugust elu. unistus. Ja see oligi unistus nagu, et käisime veel, ma mäletan papsiga MM-etappi vaatamas, kuigi Solderis ta oli seal ka top 3 isegi vist ja nagu ikka vaatasidki niimoodi, et täitsa lõpp nagu, et see on elu, mida tahaks, et see oli ikka nagu vinge asi igal juhul. ja lisaks MM-sarjale veel, mis Tann huvitavat rääkis, oli teada-tuntud Mantova Starcross, mida Itaalias aasta alguses on peetud, et see on ka selline teine või noh, omaette kõva üritus, kus siis sõitjad lõpuks on head raha teeninud, et seal käis kauplemine juba selle kohale minekuga, et korraldaja jaoks ju müügiargument number 1 on need sõitjad, kes sinna lõpuks kohale tulevad ja Tann ütleski, et seal käis korralik kauplemine, tal oli eraldi mänedžer täitsa, kes aitas siis seda kohaletuleku raha võimalikult suureks rääkida, et teinekord oligi mõni MM-i mees ütles, et ma ikkagi ei tule ja siis selle võrra, et lõpuks vähemalt noh, et mingi MM-i top vend ei tule, selleks lõpuks, et tuleks kasvõi selline nii-öelda MM-i keskmine vend, sa saaksid seal seda summat kauplema, et olgu, siis maksa mulle ka nii palju rohkem, siis ma tulen ja noh, lõpuks Tann ütles seal kohale minek 5 000 – 10 000 euri oli täitsa tavaline, nii et ainuüksi Ja. kohale mineku eest on nendel Starcrossidel ka võimelised korraldajad maksma korralikult. Ja ei, muidugi Euroopas on, ütleme, see on ajas ka väga palju muutunud, et ütleme, kui Tanni ajastust veel tagasi vaadates, minu paps, kui ta esimest korda kunagi läks Euroopasse sõitma, siis sellel ajal oli neid eelhooaja krosse oli nii palju, et sa ei pidanudki MM-i sõitma, et selliseid vendi oli küll ja veel, kes MM-ile ei panustanud, aga kohaletuleku rahade ja auhinnarahade pealt teenisidki oma nii-öelda aastapalga, et seal Prantsusmaa oli nagu täis vanasti neid krosse, et täna me teame, et siuksed suuremad nii-öelda MM-i need eelhooaja sõidud on seal Capelle Marival ja mingi Sommerois ja mõned sõidud, Hawkston park, aga et kunagi oli nagu terve kevad neid täis, et noh, eks sellel ajal oligi neid üritusi üleüldiselt oli vähem, on ju, rahvas käis rohkem kohal vaatamas, telekast ei näinud Roxenit ja Jeti ja ma ei tea, kes sellel ajal seal USA-s olid, on ju, et siis ikkagi nagu käidigi nagu kohal ja vaatamas, et siis oli võimalik nagu promootoritel makstagi korralikult kohaletuleku eest. ja Itaalia meistrivõistluste sari, mis on ka alati olnud korraliku konkurentsiga ja kus Tann ikkagi aastaid kaasa tegi, siis 2009 Itaalia meistriks tulles ta ei mäletanud enam nii täpselt 3 etapiga, kas tuli 15 000 või 10 000, aga noh, ikkagi 3 etapi kohta väga korralik summa ja 2016 kuni 2018, kui ta seal juba erasõitjana käis, siis 4. koha eest sai 12 000 euri, et ja 30
kolmas koht oleks olnud juba 30 000 eurot, oli üks punkt või midagi sellist puudu, noh et see näitab jällegi, kui palju mängus ikkagi on lõpuks. jah, seal tehti väga ägedalt ka Itaalias, seal oligi promootor, võeti eelhooajal, kui MM-i mehed kõik veel vabad on talvel, on ju, noh, neil on ilma ka muidugi selleks seal juba on Sardiinias vanasti algas need alati need meistrisarja etapid, et neil oli ainult 3 etappi, aga promootor oli kõva, MM-i mehed käisid kohal ja pandigi hästi suured auhinnarahad ja siis tuli kogu see puu nagu täis, et see oli tegelikult väga vinged sõidud nagu see Itaalia nii-öelda lahtised meistrivõistlused. Et suvel olid siin lõpuks oma kodused nii-öelda meistrivõistlused eraldi, aga talvel oli just ühe promootori poolt tehtud siis 3 etapini sinna väga kõva sari, kus olid alati kõik tipud kohal. Selles mõttes Tanni õnn seal Itaalias oligi see, et tema oligi erasõitja, kui muidu sageli tiimisõitjatel olid lepingud oma tiimidega ja sealtkaudu käis see arveldamine, siis Tann oli privateer ja tema sai need auhinnarahad otse endale kätte, et võib-olla tiimide kaudu see raha läks lõpuks tiimile ja sõltus sõitjast, kui palju temani lõpuks jõudis. Ja seda on igal pool kuulda olnud, et näiteks Inglismaal, kui ma kunagi sõitsin, siis seal auhinnarahasid said, kui see läbi tiimi käis, siis mõnikord läksid need ikka venima ja venima ikka korralikult. Privaatsõit ja võlud ja valud. Jah, täpselt. No mis Tann veel ütles, no Adakil näiteks, kui see on niisugune sari, kus eestlased päris tihti käivad, et selle kohta, et kui top 10 sees suudad ilusti stabiilselt sõita, siis põhimõtteliselt sealsed tiimid on nagu valmis sul tehnika ja niisugused kulud nagu ära katma. Ja kui sa juba Adakil, ütleme, top 5 oled, siis saad väikese palga ka, et no üldiselt ma arvan, et seal top 5 piirimail on meestel juba niisugune 1000 kuni paar tuhat eurot palk on ju kuus. Siin tegime 6 palga. Ma võtsin praegu ette, Adak selle hooaja eel pani oma auhinnarahade tabelit täitsa avalikult ka üles sõitude põhjal MX Masters klassis, siis mis seal nii-öelda MX1 klassiga võrdub. Sõiduvõit on 800 euri, teine koht 600 euri ja kolmas koht 400 euri. Ja seal on 3 sõitu. Youngster Cupil ehk siis nii-öelda 2,5 klassis, seal on sõiduvõit on 3,5, teine koht 225, kolmas koht 150 euri. Ja hooaja kokkuvõttes per championship siis on Masters klassis võit toob 8 tonni, teine koht 6 tonni, kolmas koht 4 tonni ja noh, kuni 20. kohani makstakse välja, 20. koht saab siis 500 euri seal hooajal kokkuvõttes, et noh, meie poistele ka siin noored poisid, kes seal käivad, et jällegi seesama näide, et kui midagigi makstakse, et see natukenegi annab seda eduelamust ja lisab seda moti juurde, et ajas summad järjest kasvaksid ka. Muidugi, eks siin on neid, Euroopas ongi niisugune Adak on nagu põhiline, vanasti oli Inglismaa, Eesti selline meeste lemmikkoht, kus sai käia, seal anti vahepeal, ütleme, väljaspoolt Inglismaal sõitjatele ka nagu lepinguid, et täna on see rohkem läinud nagu Inglismaa siseasjaks, et seal neid tiimikohti on lihtsalt vähemaks jäänud, et mototööstusel pole ka siin, ütleme, Euroopas nii hästi läinud, et ma tean, et Inglismaal nagu on räigelt neid otsi kokku tõmmatud, aga mingil hetkel neid Eesti mehi oli vahepeal mitu tükki, kes ikkagi niisugune mõni tuhat kuus teenisid ja lisaks siis sinna veel auhinnarahad ja boonused juurde tiimi poolt, et Inglismaa oli vahepeal ka väga hea lahendus. Ja lõpetuseks me siin erinevad sarjad oleme läbi käinud MM-ist USA-ni ja Itaalia meistrikateni, Adakani välja. Sina ise, Erki, oled veel käinud Austraalias ka sõitmas, sealne krossi sari ja selline promootori töö on ka tegelikult päris hinnatud. Mis summasid sa sealt tead välja tuua või omast kogemusest mäletad? Ma üritasin meenutada ka, et ma seal ühe korra olin ju, ma sõitsin käinud vist 3 etappi äkki, kui ma õigesti mäletan, et esimesel etapil olingi ühe sõidu võitsin ja ühes oli, ma ei mäleta, 4. või 5. ja mingi niisugune, kokku olin poodiumil. Ma mäletan, et seal nagu vist oligi kuidagi nii, et kas 3000, 2000 ja 1000 oli, siis ma ei mäleta seda, kas per sõit või oli per etapp. Aga kui me hakkasime seal mingi hetk hakkasin nagu tiimid hakkasid huvi tundma ja ütleme, nägin nagu mingeid lepingu põhjasid ja asju, siis seal oli nagu see asi ka niimoodi üles ehitatud, et Austraalias on hästi korralikud tiimid. Seal on nagu põhimõtteliselt ikkagi sisesarjas on oma nagu nii-öelda tehase tiimid, et võib-olla nad ei ole sellisel tasemel nagu USA-s või Euroopas ja MM-il on ju, aga neil on ikkagi suured rekkad, suured eelarved ja seal nii palju, kui mina nägin, siis ütleme selline etapivõidu boonus. Austraalias on vist äkki 8 või 10 meistrivõistluste etappi, et seal etapi võidad, siis oli vist 7500 eurot, teine koht oli 5000 eurot ja kolmas koht 2500. Et noh, see on selline juba päris korralik, et need vennad, kes seal eesotsas nagu sõidavad ja stabiilselt top 3-s on, et siis seal ikkagi juba teenid. Ja Austraalias, ütleme, kui palganumbritest räägiti seal, siis ma sain aru, et ikkagi sellised nagu top 3 mehed teenivad seal ikkagi sihuke 100 000 pluss eurot aastas nagu, et siis ja sinna juurde siis need auhinnarahad ja boonused nagu, et seal on võimalik ikkagi elatist ka teenida. Jah, selles mõttes lõpuks on möödapääsmatu, kui sa tahad sarja taset hoida konkurentsivõimelisena ja Aussi tase ikkagi on teada-tuntud, et seal naljamehi esikoha heitluses ei ole, et seal on ikkagi väga kõvad sõidumehed koos.
jah, tiimid panustavad kõvasti ja sõitjad samamoodi, et eks see alati sõltub nagu sellest suurusest ka, et kui suur see riik või kui suur see maa on, et kui suur see mototurg seal on, ütleme, kui me võrdleme, me ei saa kunagi võrrelda USA-t, MM-i või Austraaliat, Eesti või Soome, Lätiga näiteks on ju, et need mastaabid on nii teised. aga nagu me sinuga arutasime ka, siis tulevikus ju, kui me veel raha asju räägime, siis võiks ka tegelikult Eesti asju arutada ja võib-olla isegi kedagi sealt föderatsioonist kutsuda, et praegu ma saan aru, et käib kõva töö, et Estikate sarja ikkagi uuele tasemele tõsta ja see teeb ainult ju head meelt. ja eks siin Eestis on neid aegu olnud paremaid ja raskemaid ja on olnud auhinnarahasid suuremaid, väiksemaid, vahel pole üldse olnud. Lätis on ka tegelikult siin-seal makstud päris korralikke auhinnarahasid, aga see on juba ka rohkem selline asi, mis nõuab suuremat inimeste läbi helistamist ja mäludes sobramist, et neid numbreid Eestis ei ole avalikult kuskilt leida, nii et selle jätame mõneks tuleviku korraks. Kutsume laua taha mõned teadjamad mehed ja arutame, meenutame siis, kuidas siin meil rahadega on olnud ja kuidas tulevikus on lootust, et võiks olla. just, et ma arvan, et siin ongi meil aeg vaikselt otsad kokku tõmmata, et kõik suured sarjad said kaetud ja kindlasti plaanime tulevikus ka veel sedasama juttu teha, et aitäh kõigile, kes te vaatasite. meil oli väga põnev, loodan, et teil on ka põnev saada aimdust, mis numbrid, palgad, boonused motokrossis liiguvad. aitäh, et meid kuulate, vajutage ikka like'i ja subscribe'i, siis toome neid saateid jälle teieni. aitäh. aitäh.